täna me räägime taimede väetamisest. Meie maitsetaimed vajavad teatud aja tagant turgutamist ja kui meil on eesmärgiks saada ja soodustada ohtralt külgvõrseid, siis selle jaoks tuleb kindlasti anda taimedele lisaväetist. Ja väetamisel me peaksime teadma, et väetised jagunevad kahte kategooriasse. Üldjuhul on loodusliku päritolu väetised ja on siis sünteetilist päritolu väetised ehk mineraalsed väetised. Ja meie siin, kuna meil on tegu toidutaimedega, siis me kasutame loodusliku päritolu väetisi ehk taimseid leotisi ja minul on siin näidiseks 2 erinevat looduslikku väetist, mereadru ekstrakti ja siis ka vihmaussi kastmiskontsentraat taimeramm. Ja väetamist tuleks kindlasti teha regulaarselt, kas siis iga 2 nädala tagant või nädala tagant vastavalt taime kasvu kiirusele ja kasvu kohale. Et kindlasti tuleb jälgida, et kui kasvukoht ei ole taime jaoks kõige soodsam, siis ei maksa väetisega liigselt üle pingutada, et taimed ei vaja siis nii palju ka toitaineid. Aga tegelikult mul on siin ka valmis pandud pool liitrit vett. Ma lahustan siit 1 loodusliku väetise ära. Kuna looduslik väetis sisaldab palju orgaanilist ainet, siis tasub seda lahust veidi loksutada, enne kui me ta siis jälle välja kallame. Kindlasti lugege pakendil olevat kogust, palju te siis peate 1 liitri kohta antud preparaati panema. Jälle mõõtke see veekogus välja, kallake lahus väetise kontsentraat sinna sisse ja segage jälle plastikust või puidust segamisvahendiga see korralikult läbi, et lahus saaks ühtlaselt jaotud. Toitained jaguneksid ühtlaselt lahuses ära. Ja ettevaatlikult siis kastame, püüaks lahust mitte lehtedele panna. Jälle kallame just ainult mullapinna peale. Kindlasti tuleb arvestada ka seda, et väetamisel peaks olema taimed enne niisked, et nad ei tohiks olla ära kuivanud, et siis kohe otse hakata kuivanud mullapinnale väetist panema, vaid taim võiks olla kergelt niiske, enne kui toitelahust kasutate. Nüüd lisaks sellele, kui meil on nüüd taim kenasti ära väetatud, siis loodusliku vahendiga võib ka taimel kasutada ka mineraalseid väetisi, nagu ma enne ütlesin, et selle jaoks on kaupluses olemas pulgakesed, mida võib potti panna. Siis on väetamine kindlasti iga 2 kuu tagant või vastavalt sellele, kuidas pakendis on kirjutatud, sõltub poti suurusest, sõltub siis taime suurusest. Kui meil on olemas sellised ampullid, millega on ka võimalik taimi väetada, siis selleks lõigatakse siit otsast väike tükk ära ja pannakse see väetise ampull otse pinnase sisse ja siit siis imbub substraadi sisse vastavalt taime vajadustele õige kogus toitaineid. Kui meil on noortaimed, et kui te olete teinud pistikud ja pistikud on teil kassetis juurdunud, siis väetamist ei tasuks teha enne, kui teil on potistamine tehtud ja 1-2 nädalat kindlasti on juurdumisest möödas, alles siis saate pealt väetamist tegema hakata. Ja täpselt sama on ka suuremate taimede ümber istutamisel, et kui te olete nad ära istutanud, siis tuleb oodata kindlasti 2 nädalat, kui taime juuresüsteem on korralikult tööle hakanud ja on näha, et uued võrsed hakkavad moodustuma, siis on mõistlik teha pealt väetamist selleks, et soodustada nende külgvõrsete aktiivsemat kasvu. Aitäh teile ja edukat väetamist!